Tere, Riigikogu EKRE fraktsiooni liige ja Venemaa mõjutustegevuse komisjoni aseesimees Anti Poolamets. Tervist! Mõnda aega tagasi loodud Venemaa mõjutustegevuse, selle rahastamise viiside ja sellega seotud riskide uurimiseks loodud parlamendi komisjon on nüüd paaril korral kogunenud ja kinnitanud ka oma tegevuskava. Härra Poolamets, mida ja kuidas te siis õigupoolest uurite? No tegevuskava ma lugesin hoolikalt läbi enne ja oli juttu sellest üleüldse, mida me tegema peaksime hakkama. Ma olen olnud üsna kriitiline selle tegevuskava suhtes. Lihtsal põhjusel, et ta meenutab väga kaitsepolitsei aastaraamatut. Ja minu küsimus on selles, et kas me peaksime lihtsalt tegema topelttööd, et aasta lõpul ilmub kaitsepolitsei aastaraamat niikuinii. Ja see süvendab minu kahtlust, et komisjon sai moodustatud selle jaoks, et Erik Ross ja reformierakondlased saaksid iga paari kuu tagant vahearuannet teha, rääkida, kuidas nemad võitlevad Venemaa mõjutustegevusega. Ja minu soov oleks muidugi ka Kaja Kallase Venemaa äri edasi uurida, sest see tegelikult pooleli, tema keeldus rääkimast, kust tema raha pärineb. Minu soov oleks päriselt ka rääkida, kust näiteks Raimond Kaljulaidi rahad tulid Vene kriminaalsetelt krüptoärimeestelt, et sellised asjad tahetakse nagu fookusest välja viia, see on täitsa selge, sest koalitsioon lihtsalt hääletab need teemad maha. Et mina ei saa aru, miks meil on vaja kapo aastaraamatut korraldada ja korrata, aga küll ma olen teinud sisulisi ettepanekuid, millel on mõningad viljad ka olnud, et nii on enam-vähem kokku lepitud, et me läheme Riiga kohtuma NATO strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskusega, siis on lootust, et me läheme ka Soome kohtuma sealse hübriidohtude Euroopa keskusega. Ehk siis, et minu eesmärk oleks mingit uut kvaliteeti saada ja veel üks oluline ettepanek, üks näide, mida ma olen siis teinud, et uurida Venemaa kinnisvara, Vene kodanike kinnisvara investeeringuid Eestisse. Siit võiks väga huvitavaid asju välja tulla. Ehk siis midagi uut, mida Eesti avalikkus vajaks. Kaasa arvatud sellised kinnisvara teemalised uuringud, kui palju Venemaa kodanike kinnisvarasid on piiripiirkonnas, seal on küll üks keeluala ka, kui palju on sõjaväeosade ümber, see asi on minu meelest Eestis täiesti tegemata töö, kusjuures Soomes, Rootsis on seda tehtud ja avastatud väga suuri anomaaliaid, kuidas Vene kodanikud piiravad sõjaväebaase, isegi Vene kirik on tööle pandud kruntide ostmisel, majade ostmisel. Muide, ma tuletan meelde, et kunagi kui Kaitseliidu maja taheti siin kesklinnas maha müüa, see oli veel üsna hiljuti, kes pretendeeris sellele poolele majale. Vene õigeusu kirik oleks Toompea külje all hiiglasuure kinnisvara saanud endale, et siin oleks vaja küll teravat pilku mõistuspärast vaadet. Me teame näiteks Raekoja plats kubiseb Vene kinnisvara omanike suurtest omanditest. Ja tuletame veel ühe näite meelde, kuidas kuulus Putini kriitik Latõnina, kes omab Eestis mitut firmat, osutus hiljem Putini fanaatiliseks toetajaks, eks ole, et kõik need asjad oleks vajalik läbi valgustada. Ehk tegelikult probleemid on olemas ja mina ei taha aseesimehena, et see lihtsalt läheks jorutamiseks ja dubleerimiseks kaitsepolitsei aastaraamatu ülekordamiseks. No ja, aga komisjonis on esindatud ju kõigi fraktsioonide esindajad. Seda küll, aga seal ongi niimoodi, et eks me siis peame omavahel ka kuidagi seda vägikaigast vedama, et ei läheks PR-operatsiooniks, sest väga mitmed opositsiooni inimesed ikkagi on öelnud, et see on Reformierakonna valimiskampaania komisjon ja see lõppraport peab valmima 6 aega enne valimisi, siis saaks nad nagu ajakirjanikud pihku võtta ja rääkida 2 nädalat jutti sellest, kuidas nemad võitlevad Vene mõjutustegevusega, siis on vahearuanded, nagu ma ütlesin, siis saab jälle rääkida, kuidas võideldakse Venemaa mõjutustegevusega. Ehk siis kangesti PR-lõhna on siin, aga ma ütlen, et teema on siiski tõsine. Ma tahaks, et sisuga tegeletaks, mitte PR-iga Reformierakonna huvides. Lõpparuanne tuleb siis järgmise aasta jaanuar-veebruar. Jaa, ma lihtsalt vaatasin, et see oli kuu ja paar päeva enne valimisi. Ideaalne, et mingisugust suurt teemat kerida, kes on kõik pahad ja siis Reformierakond on väga hea ja võitleb pahadega. Väga lihtne konstruktsioon.
Seda me pelgame küll, et siin lihtsalt see lõpp saab olema nagu labasevõitu ja labasevõitu PR, aga loodame, et siis ikkagi vahepeal tuleb sisu ka ja ma loodan näiteks Riias käigust saada ja Helsingis käigust saada tõesti lisaväärtust. Anti Poolamets, väga keerulise ülesande olete seadnud komisjoniga. Selgitada, millises ulatuses on Eestis tegutsevad äriühingud, organisatsioonid ja üksikisikud seotud Venemaa mõjutustegevusega. Te viitasite sellele, aga see on jube keeruline. Ongi, aga see on selline valdkond, mis tuleks läbi valgustada, et kõige lihtsam on minna ju siis tänavalambi alla uurima ja oma võtmeid otsima, et valgustama neid hämaraid külgi ja mina ütlen, et me ei pea saama mingit ideaalset tulemust, me peame avama selle sektori, et siis nii uurivad ajakirjanikud, eksperdid, asjatundjad rohkem sinna valgusvihku suunaksid, mitte ei otsiks lambi alt asju. Anti Poolamets, milles õigupoolest teie arvate siis väljendub Venemaa mõjutustegevuse oht? Ma olen optimist ja julgen küll väita, et enamus Eesti elanikke ju suhtub kõigesse Venemaalt lähtuvasse skeptiliselt ja kriitiliselt, või olen ma liigne optimist? Aga mis sellest kasu on, kui lihtsalt köögis sõimatakse, tuleks sisuga tegeleda, võtame selle sama kinnisvara teema, ehk siis kas sellega varem kunagi tõsiselt tegeleti, teiseks, kuidas siis võtta neid kinnisvarasid ära, et see ei ole nagu õigusriigis niisama lihtne töö, et näiteks siin samas Kuku Raadio stuudiost vaadates nendes tornides oli Gunvori staap, Gunvor on Putini nii-öelda õlifirmade varifirma, see istus siin aastakümneid rahulikult, keegi ei puutunud neid, aga kui siis keegi teeb oma varifirma kas või Valgevene kaudu, kuidas me siis juriidiliselt saame reageerida, et tegelikkus sõidab meist üle, ega siis neid Vene kinnisvarasid pole mitte keegi kuskilt ära võtnud, et kui me saaksime kas või mingid piirid panna, õiguslikud piirid Vene kodanike kinnisvarade omandamisel teatud piirkondades, ütleme 20 kilomeetrit sellest väeosast, 50 kilomeetrit siit, et meil on vaja ka õiguslikke meetmeid, mitte niisama rusikat vibutada, et see nii-öelda üksteisele tõestamine, kui Vene vastased me oleme, see faas võiks juba läbi olla, et me juba teame, et Venemaa on ohtlik, et siis praeguse koalitsiooni põhimeetod on lihtsalt lipu lehvitamine, mitte sisuga tegelemine. Et ma täna lähengi kohtuma siis Tsihanovskaja büroos Valgevene demokraatlikku valitsust toetavate endiste Valgevene nii-öelda jõuametkondade esindajatega, kes annavad haruldast informatsiooni, kuidas siis tegelikult Venemaa mõjutab. Ma käisin ka eile nendega kohtumas Riigikogus, kuidas ta Valgevene varifirmade kaudu voogab Euroopasse Vene mõju, kuidas Venemaa ehitab Valgevenesse sõjalist taristut, kuidas tema tehased huugavad, sõjatehased huugavad seal, kõik paljud tsiviiltehased on läinud sõjatööstuse peale üle ja siis on alati küsimus, et kes neid Euroopasse lubab. Kasahstani kaudu igalt poolt voogab, eks ole, Venemaa varifirmade kaudu meile kõike sisse. Kuni selleni välja, et Valgevene kaudu võib seda spionaaži tulla, trükitakse võltsdokumente ja tulebki Euroopasse. Või siis võtame, et Ukraina passide ostmine, $5,000 maksab Ukraina pass, näiteks siin paljud väidetavalt taksojuhid on, Kesk-Aasiast tulnud taksojuhid on just selle raha eest endale ostnud Ukraina passi ja kus me teame, et ka FSB-lased ei saa selle süsteemi kaudu sisse tulla ja on neid kohti, mida väga palju kohti, mida tuleks valgustada kiiremas korras ja vastane on väga leidnik, eks ole, hübriidohte kasvatatakse kogu aeg juurde, mille peale me ei tule. Me jälle reageerime ühele ohule, siis tuleb juba järgmine, mäletate, kuidas kaablid läbi lõigati, meie ohhetasime ja hakkasime alles rahvusvahelise õigusega tegelema, et kuidas saaks neid laevu kinni pidada. Ja nüüd alles hiljuti ütles Taro, et meil on üks helikopter, mis töötab. Võiksime ju mõelda sellele, et hakkame juba tellimusi tegema, et saaks kas või 6 aasta pärast ühe helikopteri juurde, aga nemad räägivad, et Eesti peaks tuumarelva omandama, sest 2 helikopterit oli remondis. Kuulge, ja lõpuks valimiskampaania käib hoogsalt, Isamaa tutvustas oma auditit, mis oli korralik rünnak Reformierakonna pihta. Reformierakond tuli välja ideekorjega Eesti tulevikuks, mida nad nimetavad lennukalt sinimustvalgeks visiooniks. Kus on EKRE visioon?
no EKRE visioon kõnnib praegu mööda Eestit, meil on suur ringkäik, Martin Helme suure kõne tuuri Eestis, ma usun, et Michal ei julgekski välja minna, sest mädamunad hakkaksid lendama. Nii nagu ma mäletan, et Kaja Kallas läks välja, siis olid tal ütleme 5-6 turvameest ja 10 Reformi siis erakonna liiget, kui ta läks välja rahvaga kõnelema, aga Mart ja Martin toovad täissaalid, nii et see ongi see rahvaga otse suhtlemine, aga siin ma näen lihtsalt PR-mulli, sellepärast, et tuleb ju ainult halbu uudiseid majandusest, stagnatsioon, üks probleem ajab teist taga, rohejamad tekitavad valitsusele endale peavalu, siis tuleb rääkida mingisugusest teisest teemast, hakkame AI-st rääkima, hakkame tehisarust rääkima, terve lehekülg oli seal visioonis tehisarust. No normaalne oleks selliseid dokumente avaldada kuskil sügisel, kui valimised lähenevad, aga neil on vaja tähelepanu kõrvale juhtida, diskussioon tupikusse ajada, sellepärast numbritega tuleb vastu lüüa ja rääkidagi, milles asi on, sest kui ma nüüd tekste loen, siis ikkagi nutt tuleb peale, et Reformierakonna võimekus bluffida ja valetada see ei ole kahanenud, selles on nad arenenud. Ma ütlen, et ühes valdkonnas ei ole mingisugust tagasiminekut. Aitäh, Riigikogu EKRE fraktsiooni opositsioonilise EKRE fraktsiooni liige Anti Poolamets.